Tere! Tänases Trinity äriõiguse nõuandevideos räägin laenude konverteerimisest osakapitali. On tavapärane, et osanikud annavad ühingule äritegevuseks laenu või ka kolmandad isikud annavad laenu. Seda laenu on alati võimalik tagasi maksta, aga seda laenu on võimalik konverteerida ka osakapitaliks. Selle tulemusena siis ühingul seda laenu tagasimaksmise kohustust enam ei ole ja laenuandja on siis vastu saanud endale ühingus osaluse. Kui osanik on andnud laenu, siis ta saab suurema osaluse, kui mõni kolmas isik on andnud laenu, siis ta saab ühingus osanikuks. Laenude konverteerimiseks on vajalik võtta vastu osanike otsus osakapitali suurendamise kohta. Kindlasti tuleb kontrollida, kas on vaja muuta ka põhikirja, et kas põhikiri üldse võimaldab sellist asja teha. Laenude konverteerimine ei tohi kahjustada ühingu ega võlausaldajate huve. Juhatus peab seda kinnitama. Lisaks osanike otsusele on vajalik sõlmida tasaarvestuskokkulepe, millega siis need vastastikused nõuded ehk siis laenunõue ühelt poolt ja teiselt poolt osakapitali sissemakse tegemise nõue tasaarvestatakse. Ja ühingu juhatus peab koostama ka akti, kus ta kinnitab, et see tasaarvestus, see laenude konverteerimine, et see on piisav katmaks ära siis ühingu osakapitali suurendamise. Ja kõige viimasena tuleb esitada kandeavaldus äriregistrile, et see osakapitali suurendamine siis registreerida. Kui teil tekkis eelneva pinnalt küsimusi või soovite meie abi, siis võtke julgelt meiega ühendust.